näitan sulle nüüd, tead, mis ma nüüd näidan sulle programmeerimist, et ära nüüd, ära ehmu ära, et ma seda sõna ütlesin, et sa võib-olla nüüd mõtled, ma ei oska kuule, ma ei oska ka. Ma oskan 1% ainult, aga sellegipoolest ma saan tema abiga tehtud asjad. Ja see 1% ongi ainult nii palju, et ma oskan kopeerida tema koodi, ma oskan kleepida seda endale, kogu lugu. Kood töötab. Ja ma ise ei saa mitte midagi aru, mis ta tegi. No ainult siis, kui ma küsin temalt üle, et mis sa tegid, on ju. Et selles mõttes saad ka tema abiga õppida. Et ta teeb sulle, sa tahad äkki aru saada, mis ta tegi, küsid tema, et ta seletab sulle, aga programmeerimine, ma näitan sulle, kuidas sa saad tema abi kasutada selles mõttes. Ja ma näitan sulle mingi paar oma näidet, aga kuna see on nii siukene spetsiifiline ala, et seal on nii palju kasutusvõimalused, mis ma sulle näitan, neid ei pruugi sind üldse huvitab, ma ei usugi, et huvitab. Aga ma näitan, kuidas sa saad oma asjadele rakendada seda, oma enda probleemidele. Ma näitakski, mis ma siin alles tegin eile, täna, vaata. Üks küsimus või tähendab, seletasin oma probleemi, andis koodi, võtsin koodi, panin omale, töötab, probleem lahendatud. Mis see võttis mul 1 minut või? Palun väga. Ma sain omale põhimõtteliselt automaadiga teha. Ainult selle kirjaga siin. Et see ongi põhimõtteliselt nii kerge, et sa ütled talle, mis sul vaja. Näiteks minul, räägin sulle läheb, mis ma siin tegin. Kuidas ta saad ka teha sarnast asju. Et näiteks minul on praegu üks automatsioon pandud Midjourney AI pildigeneraator, mis teeb ilma minuta mingi paar tuhat pilti päevas. Ja probleem on selles, et kui ma tahan neid pilte alla laadida, Midjourneys laseb ainult niimoodi, et sa saad 50 pilti korraga laadida alla. Mitte 1000 pilti korraga, jah. See on päris tüütu. Ja ta paneb neid pildid ka zip folderisse, et sa pead neid põhimõtteliselt ükshaaval lahti tegema. See võtab ka aega. Ja mõtle, kui mul on mingi 20-50 erinevat zip folder, kui ükshaaval neid lahti tegema, võtta 50 pilti, sealt viska ühe folderi sisse kõik, et oleks ühes folderis kõik 1000 pilti või palju sul oli neid. Ja ma ütlesin talle, et mul on kogu aeg palju zip folderit ühes folderis. Kas mul oleks võimalik kuidagi mingi Python koodiga neid kõiki korraga unzippida, nagu lahti teha kaustast. Ja et folderis olevad pildid kõik läheks ainult ühe folderi sisse. Ja siis ma ütlesin, et anna mulle ka võimalus ise kirjutada, mis folderisse ma tahan, et nad lähevad. Ja siis ma ütlesin, kõik toimub desktopis, et ta ei pane mulle mingit vale asukoha siia. Nii, andis mulle koodi selleks, palun väga, Python kood. Ja mis sa nüüd selle koodiga edasi teed? Et sul oleks vaja mingit programmi, kuhu selle koodi paned, see töötaks siis. Selleks on üks väga hea programm nagu Visual Studio Code, mida sa võid alla laadida endale. Nii, näeb süük välja. No mina näitan sulle Python koodiga siin. Ma sulle teisi koode ei näita, et ma ehmatasin ära siin. Aga sel juhul, kuidas ma selle koodi siia sisse saan, ongi, et panen seal faili peale, new file, ja nüüd kirjutan selle programmeerimiskoodi siia, keele. Minul on siis Python programmeerimiskeel, nii, olemas. Võin endale ka salvestada mingi nimega, et ma leian ta üles pärast, mis ta on. Pole vahet, mis praegu panen. Nii, ja nüüd sa võtad selle koodi, mis ta sulle andis, viskad selle siia lihtsalt, boom, ta on olemas. Sa ei saa mitte aru, mis siin kirjas on, aga vaata. ChatGPT kirjutab ka kommentaare niimoodi, et ta seletab sulle, mis asi miski on, et sa saad siis natukene aru, et siin on see, lahe. Aga vaata, ma palusin talle, et ma saan ise kirjutada, mis folderisse mingi asi läheb, on ju. Ma otsin üles, kus see koht on. Siin, näed, muuda see oma zip-failide kaustaks, muuda see oma soovitud väljundi kaustaks, väga hea, mul on 2 kohta nüüd. Nii, ma demonstreerin sulle seda lahenduskäiku, mis siin toimub, miks mul siukest lahendust üldse oli vaja, et vaata, mul on siin Midjourney pildid, ma laen need kõik alla endale, on ju. No ma praegu kõik ei võta, võtan mingi 500 pilti. Ja nüüd, kui ma panen download, et davai, ma tahan neid kõike. See on need, et ta hakkab neid laadima iga 50 pildi kaupa nüüd. Teen selle kõik ära, see on kaua aega nüüd, aga näitan sulle, kuidas see protsess nüüd käib, kuidas see kood põhimõtteliselt aitab mind praegu. Nii, vaata nüüd, mul on kõik ära laetud, on ju, ja nüüd ma lihtsalt salvesta, mul on nüüd mingi 5 zip-folderit, jah. Ma pean nüüd kõik ükshaaval lahti hakkama tegema, see on jumala tüütu, aga nüüd on mul see kood tehtud, et see teeb kõik minu ees kohe. Nii, minul on nad siis siukses kaustas nagu ok, praegu ajutiselt. Vaata, muuda see oma zip-failide kaustaks. Nii. Desktopis, zip-files võtan selle ära, panen siia ok, et see on ok folderis.
Ja nüüd siia ma panen, kuhu ma tahan, et nad siis lõpuks jõuavad kõik. Ja kõik pildid nende seest viskab kõik siia. Panengi davai OK1 olemas. Ja nüüd, kuidas ma aktiveerin seda koodi, on siit. Panen teie, valmis. Vaatan. Terminali peale panen siit. Ja kui sul ei tule mingi error, siis on kõik hästi, järelikult töötas kood. Näed, see kõik pildid on siin nüüd ilusti, me pidanud neid ükshaaval avama, viskas kõik siia. Aga oletame, et sul ei läinud nii edukalt, mingi jama juhtus, ma praegu rikun koodi kuskilt suvaliselt. Nii, paned nüüd käima. Nii, sul tuli mingi error, ei töötanud, mis nüüd juhtus, oi. Sel juhul, mida sa nüüd teha saad, kui sul niimoodi juhtub, kui GPT on sulle vale koodi lihtsalt, mis ei tööta mingi pärast, ongi nüüd sükene lahendus, et sa kas kopeerid seda probleemi või sa teed screenshot'i sellest niimoodi. Sa tuled tema juurde, annad selle temale, vaata, mul on süük probleem ja ta hakkab sind nüüd aitama. Tippimisviga, näed, tuvastas kohe, mis probleem, annab mulle koodi uuesti ja annab nüüd korrektse koodi. Et see peaks nüüd töötama. Ja kui see jälle ei tööta, sa teed jälle pilti sellest ja annad jälle temale. Ja nii kaua, kuni te lõpuks saate korda. Aga kui see võtab väga kaua aega, siis järelikult on probleem selles, et GPT lihtsalt ei oskagi sihukest asja sulle teha. Et see on liiga keeruline tema jaoks, sest vaata, temal ka ei ole mingi maailma parim programmeerija, mida iganes, aga sihukese kergemad asjad oskab teha, isegi paremini kui päris inimene kahjuks, või õnneks, ma ei tea, aga ja antud hetkel tegelikult on palju paremad keelemudelid programmeerimise osas. Et see GPT ei ole number 1 hetkel tegelikult, no just programmeerimise osas. Aga temaga saad sihukese kergemad asju küll teha. Ja vahepeal, mõtlen ühe asja veel, et vahepeal, kui sa neid koode teed, sa pead mingeid asju installima sisse. Et sa ei saa lihtsalt kohe võtta koodi, panna tööle, et ta hakkab kohe sinuga vinguma, sest vahepeal aga ta ütleb sulle ise tegelikult, et kuna sa pead midagi installima, et on proovil leida sulle mingi näidest. Ma tegin siin mingi Instagramist ka Skype'it, millega ma saan põhimõtteliselt inimeste infot põhimõtteliselt Skype'id endale. Palju like neil on, palju kommentaare, mis on nendel seal pealkirjas, pilt nendel on niisugune asi, jah. Ja need vahepeal annab sulle ka sihukest teksti. Pip install, mis sa siis sellega teed, et seda sa pead alla laadima, kui sa tahad tema koodi kasutada. Kopeeri kood lihtsalt, tuled siia, terminal ja lihtsalt kirjutad siia selle sama, mis ta sulle ütleb, enter, ta laeb selle asja nüüd alla, näed sa, kõik on chill ja nüüd sa saad selle koodi võtta ja kasutada seda. Näed, ta on nüüd siin olemas, see install-loader on selle nimi. Ja siis ta paneb nüüd selle siia ka. Et see on nagu räige kasulik asi, mida saad GPT-ga teha, just eriti siis, kui sa ise ei taju programmimist. Sest ta aitab sul täiega mingid tüütud protsesse sinu eest ära teha. Ja no, kui sa taju programmimist, siis pole see osa sinu jaoks naljakas, siin sa tead rohkem kui mina, selles mõttes sul praegu siin kasu pole, mida võtta. Et rohkem, temaks saad ka veebidisaini muide teha, aga see on juba teine teema ka, et see ei olegi nüüd mingi programmimiskeel enam. Ma ei hakka sellest siin jutustama. Et kui sulle see teema huvi pakub ja saad ise temaga siin juba suhelda edasi. See kõik täiesti sõltub sinu isiklikust probleemist. Näiteks ma ei usu, et sinu mingi AI piltidega probleem on ju. Sul ei ole absoluutselt midagi siit võtta, ainult see, kuidas ma seda protsessi tegin. Ja kui ta ei pane sulle niimoodi kommentaare, siis ütle talle ka juurde, et palun pane kommentaarid igale poole, et ma saaksin aru, mida sa tegid, on ju. Ja kui sa tahad ise kuskile sisestada oma väärtusi, anna talle ka sellest teada, et anna mulle ka siuke koht, kus ma saan seda teha. Ja seleta mulle, kuidas või kus seda teha. Et lihtsalt proovi temalt võimalikult palju küsida, millest sa aru ei saa. Sest ega mina ka ei saanud algust üldse aru, kuidas see värk käib, aga nüüd ma leian, mul on mingi rõve asi. Ma pean kogu aeg ise manuaalselt tegema, siis ma mõtlen, miks ma ei tee lihtsalt palu temal teha kiiruga mul mingi koodi, sest enamasti teeb selle alla 5 minuti valmis. No sellele läks 1 minut, see oli juba kergem asi. Vahe sa võid ka internetis leida muidugi olemas olevaid asju, aga tihti on nad kuskil nagu paywalli taga, no et sa pead maksma, et seda kasutada tahad. Sellega saad kohe endale valmis teha. Ja siis, kui sa teed selle faili, minul näiteks ok.pi, no pi on see Python programmeerimiskeele, siis salvestad selle endale kuskile desktopis, et kui sa tahad siia ligi pääseda, sa otsid üles, kus
.b on, sa paned oma mingi nime siia, on ju, et mis asi see on siin. Otsid ta üles, vajutad selle faili peale, opa, sa oled siin omadega. No panen kinni selle näiteks. Aga kui sa kasutad seda Visual Studio Code'i, vaata ta sulle siin võib-olla paneb sulle ka siukest teksti, et siis pane lihtsalt siia manage trust, et sa usaldad seda. Kinni see, nii sa oled siin nüüd siin, jah. Ja nüüd start jälle siit. Ja kui sa tahad veel teha neid koode, siis lihtsalt paned kogu aeg new file, mis kood see on, Python, liidad üles, näed, ta on siin nüüd. Paned sellele ka mingi nime. Kui sa nime ei pane, siis ta ise küsib sinult, kui sa kinni paned selle, et seda ikka salvestada. Vot. Kiirust selles mõttes pole.